tere jälle. Täna otseselt vaimsest tervisest ei räägi. Räägime rattasõidust. Täna hommikul just naise vend Mihkel küsis, et kas teed otsa ei saa, kus ma sõidan. Tegelikult vaikselt saavad, et väga palju on kordust, aga kuna neid teid on nii palju, siis saab üsna palju varieerida. Ja kui teed toovad sind sellistesse ägedatesse kohtadesse, nagu siin on, siis ei ole tegelikult üldse mitte mingisugust probleemi, et sama teed mitu korda sõidad. Aga tegelikult täna ma lähen otsima ühte uut teed ka. Lähen Sangla sohu. Lähen vaatan, kas seal turbakaevanduse juures, turbakaevanduse piiri mööda on võimalik sõita või ei ole. Lähen seiklen natuke. Võt nii. Stay tuned. See on nüüd üks nendest teedest, mida ma ei ole kunagi rattaga sõitnud, sest ma pole leidnud siit ühendust edasi ilma pikka asfaltlõiku läbimata. Täna siis lähen vaatan, kas leian selle ühenduse või ei leia. Aga kui ma nüüd hästi mäletan või kaarti, siis äkki siit kusagilt peaks avanema vaade ka meie maatükile. Vaatan, kas leian või näen. Maatükki ennast paraku ei näe, aga need kuused, mis siin paistavad, need kuused on meie tükilt ilusti näha. Et ma näen siit meie maatüki puid, kaskesid, mände, aga maad ennast ei näe. Ja tundub, et meile on pandud raps järgmise aasta vaateks maha. No saab näha. Ilusat kollast värvi. No nii. Siiamaani olid teed väga ägedad. See teeots, mida mööda ma sisse tulin, viis ühe uue ehitatava taluni. Peremees oli nii lahke ja juhatas mulle teed ja lubas hoovist läbi sõita. Ja nüüd ma siis kohe varsti jõuan oma autodega otsapidi Sangla sohu või rabasse. Siin on äge uus tee ehitatud. Ma arvan, et see tee viib äkki isegi kuhugi sinna Puhjatee peale välja, et järgmine kord ei peagi tulema siit talu juurest, vaid saab seda kruusateed mööda sõita. Aga nüüd ongi mõte, et siit otse peaks olema mingi mudarada veel väike kolmnurk sisse teha. ATV ja traktoriga on sealt sõidetud. Võiks proovida seigelda või siis minna otse seda kruusa mööda. Ma vist ikka lähen seiklen. Täna on seiklemise tuju. Olen omadega nüüd Sangla soos turbakaevanduses. Päris huvitav on, ma pole kunagi siin käinud. Pole kunagi isegi ühtegi turbakaevanduse sattunud. Tee pealt siit Viljandi maanteelt üht-teist on näha, aga see siin on ikka massiivne siuke ilgelt suur väli. No ikka väga suur väli. Päris huvitav. Aga mis on veel huvitavam on see, et siit rabast ära viib tee, mis on, tundub, et siuke üle jalalaba muda. Vaatame, kuidas mul sealt läbi õnnestub saada. Sest peaks olema üks 5 kilti välja mööda seda serva. Saab põnev olema. Seda räiget muda ei olnudki 5 kilomeetrit. Väga pikalt ei olnud. Nüüd on siuke lai siht, mida mööda tuleb siis edasi kuidagi proovida kulgeda. Ratas on mõnusalt poorine, ikka korralikult seal andi sukerdada. Ja kui keegi sirmikuid tahab, siis siin on
päris suur pesakond. Võib tulla korjama. Täna on ikka korralik seiklus. Meenutab natukene suvist RMK matkarada. Ega teed väga ei ole. Peab otsima, kust saab. Pidin just ületama kraavi. Vahepeal siin tassisin ratas seljas. Siuke kraav. Vesi on sees. Ja nüüd üritan siis siin talumehe põlluserva mööda edasi hiilida. Kuskil seal kaugel peaks olema tee. Vähemalt minu kaardi järgi. Lähme otsime üles, äkki leiame tee ikkagi üles. Quick update, kuidas läheb? Leidsin tee. Tee on seal. Ja ratas on meil siuke. Ratas porikate all ringi käi. Kõik on muda täis. Kõik on muda täis. 52 kassett või 52 ammakas oli täiega kasutuses. Äge, raske läheb. Mingi 10 on meil jäänud koju. Natuke hakkas vihma tibutama, aga võrreldes eilse 0 kraadiga on tänane +6 ikka nagu ma ei taha öelda suvi, aga ikka oluliselt nagu soojem. Siuke väga-väga mõnusalt soe on. Ja eilne 0 kraadi oli minu jaoks ikka täielik üllatus. Aga siinkohal tahakski tänada Moomo saadikuid Raitu ja Hannat, et sain nende käest väga häid top-tippe, kuidas külma ilmaga riidesse panna, eriti mis puudutab varbaid ja jalgu. Et oli väga abiks. Ja Priidule suur aitäh, et Priit soovitas mulle termospudelit. Jällegi ülikasulik, et jook püsis soe ja kui ikka seest kõhedaks võttis, siis võtsid lonksu sooja jooki ja oli jällegi mõnus olla. Aga mis seal ikka, järgmiste kordadeni!